mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juhtimiskoolitajad Aili Nurmeots ja Ruti Einpalu arutavad, kas keerata vasakule või paremale, põhja või lõunasse või muidu võid sattuda tupikusse. Jälgi päriselu juhtumitega juhtimispodcasti. Juht ristteel. Tähelepanu, tegemist on päriselu juhtumitega. Enne pimesi kasutamist soovitame järele mõelda. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu Ruti ja Ailiga. Juht ristteel. Meie ettevõttes on nüüd hakatud rakendama tugevustel põhinevat juhtimist. Surutakse peale, et iga inimene peab saama teha seda, millest ta on hea ja mul tekib paratamatult juhina küsimus, et kes siis reaalse töö ära teeb, kui üks saab valida, millega ta tahab tegeleda ja millega mitte. Tere! Meie juhtimispodcast Juht ristteel on siis täna eetris Riho looga. Ja mina olen Ruti, minuga koos on siin Aili ja me paneme siis ristteele tugevuste juhtimisega seotud loo. Ja kui ma seda kuulasin, siis mulle tundub, et meie kõigi peas võib olla veidi seda ammuste aegadega seotud uskumust või otseteed, eks ole, mis ütleb, et no töö on töö, töö tuleb ikka ära teha, mis siin valida, kes siis need raskemad tööd ära teeb, kui ära ei tee, siis tuleb külm ja nälg, eks ole. Ja no kui kõik saaksid valida, kes siis ikkagi selle töö ära teeb, eks ole. Ja Aili, seda ma tahangi sinu käest küsida, siin tegelikult tundub olevat ju point, aga sina oled, ma tean, tugevuste teema ja tugevuste põhise juhtimise ekspert. No mis siis ikkagi saab, kui kõik inimesed hakkavad valima, et mis tööd nad tahavad teha, mis siis lõpuks saab? No jah, et sellist juttu kuulen ma üsna sageli, et mis siis saab, kui ebameeldivaid ülesandeid välditakse, et siis on ju totaalne kaos, et distsipliini ju niimoodi üldse pole, et kõik töö jääbki tegemata ja et ikkagi, kes selle päris töö siis ära teeb. Ja isegi olen kuulnud, et see on nagu selline pehmode värk, et jälle laseme inimestel valida, aga mina olen siin juht, et ma pean ju vaatama, et kõik selle töö ikkagi nagu ära saaks tehtud. Ja päris elus see tegelikult ei tööta ju. Ja, et see on niisugune üsna levinud arusaam, eks ju. Aga et ega see tugevustel põhinev lähenemine, tugevustel põhinev juhtimine tegelikult tähendab ikkagi seda, et me kõigepealt õpime inimesi tundma, saame aru, mis neid ennast nagu innustab, mis neil loomupäraselt nagu hästi välja tuleb, kuhu nad tahavad panustada ja siis tegelikult jagame need tööülesanded ümber lihtsalt sellisena, et kõik inimesed saaksid teha rohkem seda, milles nad head on ja see tegelikult tähendab lihtsalt niisugust nagu mõtteviisi muudatust ja tööülesannete ümber mängimist, mitte nüüd seda, et mingid asjad selle võrra tegemata peaksid jääma. Ma tahaksin nüüd vahrandada, sa ütlesid, et see tähendab tegelikult lihtsalt mõtteviisi muudatust. Ma arvan, et see on jube raske. Ma arvan ka, et see tegelikult on päris raske. Et see mõtteviisi muudatus ongi kõige raskem, eks ole, siis see, et töö tuleb ära teha, eks ole, see tuleb meil ju aegade hämarusest, eks ole. Ja selle mõtteviisi muudatuse ära tegemiseks läheb aega ja see nagu, me teame, et see mõtteviisi ei muutu ühe päevaga, aga see selline nagu aha-efekt ikkagi nagu tekib sellest, et kui ma hakkan nagu natukene nagu aru saama sellest, siis üsna pea ta tuleb. Mul tekib tegelikult siin veel see seos ka, et kas ei ole mitte selline nagu emaks olemise fenomen ka läbi aegade olnud, et emana ma teen kõik ära, mis teistest üle jääb, umbes nagu kuni selleni välja, et söön nende toidud ka ära, kui mina ei söö, neist võib abikaasa, eks ole. Aga ja siis teen kõik ära, mida teised ei taha teha, siis oigan. No jah, aga küsimus tekib selles, et kas peab nii, kas nii ikka peab päriselt. Et tegelikult ju perekond samasugune süsteem nagu meil töö juures meeskondki, et ka tegelikult on ju võimalik kodus väljendada ennast, et vaata need asjad mulle väga meeldivad, ma hea meelega teen, neid asju tegelikult võiks teha keegi teine ja ma arvan, et ikkagi ma tahaks loota, et nagu paljudes peresüsteemides ikkagi neid tööülesandeid saab kuidagi või tööde jaotust, koduste tööde jaotust saab ka kuidagi nagu mõistlikult nagu läbi rääkida, nii et iga inimene saaks ikkagi teha, mis talle rohkem meeldib. Et minu peres on olnud näiteks niimoodi, et söögi tegemine mulle väga ei meeldi, on ju. Ja siis abikaasa teeb. Jah, tegi, just.
no tegelikult olen ma selle tugevuste põhise juhtimise suur fänn ja ma tean ju sellega käib kaasas tegelikult ikkagi see, et me ei pea nõrkustele keskenduma, vaid hoopis millegile mulle, aga ma räägin oma loo, et jällegi aegade hämarusest, eks ole, 93. aastal, kui mina kandideerisin Hansapanka Tartusse tööle ja siis oli niiviisi, et oli teada, et sinna ehitatakse kontorit, pank oli ainult 1 aasta vana aga seniga ja ma kandideerisin ja osutusin valituks. Ma isegi täpselt ei mäleta, kas üldse öeldi, kelleks sa kandideerid, lihtsalt kandideerid kuhugi, on ju, ja senikaua, kuni kontor ei olnud valmis, ma pidin töötama valuutavahetajana valuutavahetusputkas. See oli tõeline päriselt ka putka, nagu teenindussaalis, kaupluse teenindussaalis. Ja siis see oli täiesti kohutav, sest iga õhtu ma pidin kassa üle lugema, vaatama, kas see klapib arvutis, eks ole. Ja ma tegin seda 5 korda, 6 korda, 7 korda, iga kord sain erineva numbri, kord oli väiksem, kord oli suurem, siis selle väiksem ja mul oli külma higiga kaetud ja see oli lihtsalt nii kohutav. Ja siis kui see kontor valmis sai, siis selgus, et ma sain selleks kontorijuhatajaks, seda ma muidugi üldsegi ei teadnud. Ja siis oli nii, et me võtsime tööle kassapidaja ja ta luges, tegelikult need kroonihunnikud olid seal ikka niisugused mäekõrgused. Ja ma mäletan siis hästi, et mina olin siis see, ja tema luges seda raha, eks ole, ja siis sai lõpsuma kokku, ütles mulle numbri, mina vaatasin arvutist, ütlesin klapib. Ja siis ma meenutasin, kuidas ma veel paar nädalat tagasi ise lugesin ja mõtlesin, ma oleks lugenud 7 korda, 8 korda ja ma oleks ikkagi saanud õiget summat. Ehk siis see oli nagu niivõrd õudselt see töö, mis ei olnud kooskõlas minu oma loomupäraste tugevustega. Jaa, see on väga hea näide ja vaata, kuidas ta nagu, kui sina oleksidki jäänud seda valuutat siis nüüd lõpuni lugema, on ju. Mõtle, kui sa oleksid seda teinud 10 või 20 aastat ja sa oleks seda nagu sinna nii palju tohutut energiat pannud ja ressurssi pannud. Ma arvan, ma oleks ära surnud. Ära haigeks jäänud. Kas nüüd seda, aga nüüd mõtle nagu töö andja kontekstist ka, et kui sul on inimene, kes peab tegema midagi sellist, mis ei ole kooskõlas tema loomuomaste tugevustega, siis ta tegelikult kulutab nii palju oma seda aega ja energiat sinna, ta loeb üle, ta kontrollib ja ikka ei ole see tulemus nagu hea. Ja fenomen on see, et mida rohkem ma kontrollin, seda rohkem ma eksin. Mida rohkem ma tahan mitte eksida, seda rohkem ma lähen krampi ja seda rohkem ma eksin. Ja vaene tööandja, seepärast, et ma teen totaalselt valet tööd, aga kui mul ei ole valikut. No vot, aga enamasti meil ikkagi nagu on valik. Jumal tänatud, jah. Ja selles mõttes oli hea näide, et tuli keegi teine, kes tegi selle ära nagu lipsti, on ju. Aga räägi natuke sellest taustast, tugevuste juhtimise. Jaa, et ega see tegelikult ei ole selline mingisugune väga uus trend, ta tänasel päeval enam ju ei ole ja ta tegelikult nagu tuleneb sellest, et Gallup, kes on siis selle tugevuste põhise lähenemise nii-öelda maaletooja justkui ja seal siis Don Clifton, kelle järgi on siis see tugevuste test ka oma nime saanud, eks ju, teda nimetatakse tugevuste isaks justkui, et nad tegelikult, Gallup uurib tegelikult seda, et mida inimesed vajavad selleks, et töökeskkonnas anda endast parimat. Ja nad on siis 12 mingit kriteeriumit, on ju, et mida siis inimene vajab, et ta oleks pühendunud ja tahaks panustada ja üks nendest kriteeriumitest on siis see, et ma saan kasutada oma tugevusi iga päev. Ja nad said aru, et sellele nii-öelda, kui siis nad tegid neid uuringuid üle maailma, eks ju, siis sellele punktile tulid stabiilselt nagu kõige madalamad hinded. Ja miks need madalad hinded tulid, olid sellepärast, et nad said aru, et tegelikult inimesed ei oska ise kirjeldada, mis nende tugevused on. Ja seetõttu ei ole võimalik neid ka töö kontekstis nagu hästi rakendada, on ju. Et ma ei tea, kas sina selle valuuta lugemise käigus näiteks oskasid öelda, et kuulge, ärge mind küll valuutat pange lugema, ma ei, selline täpsus ja selline nii-öelda järjepidevalt mingisuguse rutiinse asja tegemine, et see ei ole päris minu tassike teed. Ma arvan, et ega ma ise ei oleks kandideerinud valuuta vahetajaks, see oli nagu selline hämar aeg, aga selle käigus ma sain selle ülihästi selgeks, mis mulle tegelikult totaalselt ei sobi. No just, et sa said läbi kogemuse selle selgeks. Läbi kogemuse sain ikka väga hästi selgeks selle. Nii et sinna nagu tööle jääda oleks olnud tegelikult minu enda jaoks, minu kui inimese jaoks täielik kaos. Katastroof, tegelikult katastroof. Just, aga mõtle, et see võtab nagu päris palju aastaid, et aru saada läbi selliste katse-eksituse meetodite, et võt see mulle ei sobi. Aga et kui on olemas selline
et siis Gallup siis töötaski välja sellise nagu tugevuste testi, mis aitab sul nagu tuvastada, et kus need alad siis on, mis sul tulevad nagu loomupäraselt nagu hästi välja ja kus on võib-olla need alad, mis sul nii loomupäraselt hästi välja ei tule, et sa saad nagu kiiremini lihtsalt nagu pihta sellele, et sa ei pea katse-eksituse meetodil nagu seda kõike siis ise läbi kogema ja saad võib-olla nagu mõelda oma peas läbi, et see tegelikult nii ongi, on ju. Jaa. Mul on üks lugu ka tegelikult selle tugevuste põhise juhtimisega seoses ja see on siis juba minu coaching ajast pärit seotud siis sellise restoraniteenuse pakkujaga nagu Kristjan Pieske, keda kindlasti nagu ma arvan, enamus inimesi ma arvan teab. Ja see veel sellest ajast, kui oli olemas restoran Leib. Sellist seal kohas, kus kunagi väga ammu oli šotiklubi, eks ole. Ja nüüd lihtsalt Kristjan rääkis mulle tookord kunagi ühe loo, ma olen sellest kirjutanud ka blogi artikli, sellepärast ma arvan, et ma võin seda siin hästi teiega jagada, et ühesõnaga ta oli juba seda tööd teinud päris palju, nad olid saavutanud väga kõrge professionaalsuse. Ja mis oli kõrge professionaalsus, siis Kristjan seda niiviisi humoorikalt metafoorselt ütles, et see tähendas nugade ja kahvlite õigeks kruttimist. Eks ole, et kõik on täpselt nii nagu peab. Ja ta ütles, et kui nad saavutasid selle nagu ikkagi väga kõrge professionaalsuse, sai ta samal ajal aru, kas soojus kaduma. Et see teeninduse soojus, empaatia, kliendikeskus, kõik hakkas kaduma. Ja siis ta ütles, et ta ei saanud alguses aru tükk aega, et mida teha, et mis asi see on, mida me teeme, et me ei taha ju nagu professionaalsust kaotada, eks ole, aga et see fookus oli liikunud nii palju sellele professionaalsusele, et nagu tagajärg oli see. Ja siis ta ütles, et ta sai aru kõigepealt sellest, et ta oli noor mees, täna ka veel noor, aga siis veel noorem, eks ole, et see peab tulema temast endast, see soojus peaks tulema temast endast, et seda kiirgab nagu, et tema teenindajad saavad seda kiirata siis, kui tema pakub seda neile. Ja sealt algasid siis tegelikult need hästi sisulised ja sügavad vestlused siis inimestega, kus jälle see hoolimine, empaatia, see oli siis kõige aluseks ja siis tuli sinna juurde see tugevuste põhine juhtimine. Ehk siis ta ütles, et me üritasime nii palju kui võimalik valida õigesti ja siis inimesi niiviisi otsida neile kohti, eks ole. No ilmselt sa ei saa sommelieeks, eks ole, kui sul lihtsalt ei ole seda, et sul on see lõhnamälu ja ma ei tea, mis iganes seal kõik veel olema peab, eks ole. Ja ta ütles, et see, mida nad nägid, kuidas inimesed hakkasid õitsema, et kui palju rõõmu see tõi, tegelikult ma saan nagu valdav osa päevast teha seda, mis on minu asi. Ja see on natukene nagu ka see selline nagu positiivne jõustamine on ju, et kui nagu fookus on nagu hästi, eks ole, sellel kvaliteedil ja sellele, et kuidas need nood ja kahvlid siis ikkagi nüüd nagu reas on. Kuidas neid krutida. Ja, et siis tuleb nagu fookus sellele, et aga mina kui inimene, et mina kui inimene, mis minus on nagu sellist, millega mina saan panustada siia meeskonda sellisena, et see meeskond nagu läheb särama õitsele ja mina ise lähen sellega õitsele, on ju, et selles mõttes hästi hea näide, on ju. Kristjan tõi veel hea näite seal ka selles loos, et ma vaatasin seda eile üle, et ta ütles, et kui ta oli noor ja näiteks keegi oleks tulnud talle ütlema, et vaata, et need kahvlid ja nood on viltu, siis ta oleks öelnud tegelikult, et kuule, mitu korda me oleme rääkinud, kahvlid ja nood peavad olema otse, eks ole. Siis ta ütles, et nüüd, kui ta siis nagu tegelikult oli nagu selle suurel juhi arengu teel, siis ta ütles nii, et jah, need kahvlid ja nood peavad olema otse, aga meil on praegu nii suur koormus, et ma tulen ise ja aitan ja puhastan ja hõõrun ja poleerin klaase ja mis iganes, et kõige olulisem on olla kliendi jaoks olemas, eks ole. Just, väga hea näide. Jaa, aga võib-olla rääkiks natukene lähemalt, mis see tugevustel põhinev juhtimine siis ikkagi on. Just täpselt, mis asi ta siis ikkagi on? Et mulle see sinu näide, mis sa tõid Kristjani puhul väga inspireeriv, ehk et seda ju igapäevaselt, millega minagi tegelen, et ta algab nii-öelda sellest, et me aitame inimestel teadvustada nende tugevused, et inimesed ise saavad aru, mis nende loomuomased tugevused on. Väga paljud inimesed seda juba muidugi teavad, nad saavad mingisuguse kinnituse ja nii huvitav on see, et me ikkagi nagu inimestena vajame seda mingisugust mingit raportit või mingisugust teaduslikku kinnitust, et nii see nii on. Meil meeldib seda saada, ilmselt on tegelikult see ka, mida nad vajavad, on ka seda sinu võib-olla professionaalset selgitust, eks ole, mida see ikkagi täpsemalt tähendab.
no see on selline nii-öelda lahtimõtestamine, eks ole, et kui sa loed seda raportit ainult, on ju, et siis sa saad mingisuguse ühe pildi endast, aga kui sa seda hakkad enda jaoks nagu lahti mõtestama, et kuidas ma selle nüüd siis nii-öelda töö konteksti panen ja kuidas see mind päriselt nagu aitab, et siis ta alles hakkab nagu elama. Ja noh, see selles mõttes, et kui me tuleme natukene selle Riho loo juurde ju tagasi, mis Riho meilt alguses küsis, et noh, mis sellest tööst siis nüüd ikkagi saab, et kas siis nüüd nagu, kui iga inimene nüüd teadvustab oma tugevused ja saab teada, et vot see nüüd ongi minu loomuomane tugevus ja vot seda ma nüüd siis enam ei tee, sest see pole minu loomuomane tugevus, on ju. Et siis see tegelikult nagu päriselt nagu seda ei tähenda, et kõigepealt on see mõtteviisi muutus, eks ju? Et ma mõtlen, et seal ongi see, et nad, kui temad ütlevad, et see on minu tugevus, ma ei taha teha, kas siis tõesti mina juhina pean selle ära tegema. Ja siin ongi see mõtteviis, et kui mu mõtteviis on siiamaani selline olnud, siis ma justkui peangi ja ma pean oma mõtteviisi muutma, eks ole. Ja just, ja no ma arvan, et mis nagu osa nagu juhtidel jääb tihti nagu puudu on see, ja see tegelikult noh, see nõuab nagu juhtidelt väga palju rohkem nagu pingutamist ja väga palju rohkem tööd, eks ole, et ma kuidagi aitan inimestel siis nagu aru saada, mis on nende enda loomuomased tugevused ja võib-olla ka siis jaotada neid oma tööülesanded kuidagi ära sellisena, et mis siis nagu mulle tegelikult väga meeldib, mis võib-olla mitte nii väga ja võib-olla mingisugused asjad, mida ma üldse pole nagu saanudki teha ja siis hakata nagu selle baasilt nagu kogu seda tööjaotust nagu ümber jagama. Oota, kuidas ma siis oma tööülesanded peaksin jagama? No vot, mina kasutan koolitustel sellist harjutust, et kui sa võtad nii-öelda kõik oma mingid tööülesanded, oletame, et sul on neid mingi 20 tööülesannet, on ju. Ja siis on 3 nii-öelda sellist lahtrit, on ju. Esimene on siis see, et on need asjad, ma siit 20-st siis võtan näiteks, panen 10 tükki siia esimesse lahtrisse, et võt need on need asjad, mis mulle nagu tohutult meeldivad ja ma nagu teen nagu suurima hea meelega. Rõõmuga, on ju. Annavad mulle energiat, eks ju. Siis on punane lahter, on ju. Ma võib-olla siit panen mingi 3 või 4 asja siia punasesse lahtrisse. Et need on need asjad, mida ma üldse tegelikult teha ei taha. Ma pean sundima ennast neid tegema, aga kui mul oleks võimalus, ma tegelikult hea meelega neid üldse ei teeks. No loodame, et seal on 3-4, mitte 20. Ja, on ju, loodame. Ja kolmas lahter? Kolmas lahter on siis see, et võib-olla mingisugused asjad, mida ma pole üldse nagu saanudki töö juures teha, sest mu juht ei ole minu käest üldse küsinudki, et kas on midagi veel, mida sa tahaksid tahaksin. Ma hullult tahaks teha. Mul pole aega ka näiteks. Et noh, ma olen juba ennast nii üle koormanud siin nende punastega, on ju, noh, nagu see sinu valuutavahetuse näide, on ju, et see võtab sult nii palju aega ja energiat, et siis pole aega enam tegeleda nende meeldivate asjadega, on ju, mida tahaks teha, eks ju. Mul siin tuleb siis üks seos, üks eksiarvamus, mis inimestel võib olla, et väga sageli koolitustel kaasa tuleb välja, et me arvame, et meie tugevused on need asjad, mida mulle meeldib teha, mis mul tulevad hästi välja. Aga tegelikult ei ole see niiviisi. Ma toon näite enda kohta, et siis kui ma õppisin coachiks 10 aastat tagasi, ma tegin uue kodulehekülje. Kodulehte tegi mulle Marit Illisson, ta oli minu hea sõber ja me olime kunagi olnud mentor-mentee suhtes, eks ole, ja ta hakkas mulle seda tegema, aga mul oli nii kiire, et ma ei suutnud talle teha ülesande püstitust ja ta hakkas lihtsalt tegema mulle kodulehte, uskumatu, eks ole, aga nii oli. Ja siis ütles mulle, et muideks ma teen sulle sinna blogi ka. Ma ütlesin, ära tee, ma ei kirjuta mitte midagi, on ju. Aga noh, ta ei kuulanud mind ja siis ta tegi see kodulehekülje lahti, ütles vaata üle ja siis ma vaatan, et seal on blogi, on ju. Ja siis ma olin selles asjas, et ma pean midagi kirjutama hakkama ja siis ma pidin kirjutama, hakkasingi kirjutama, siis seal oli ja siis hakkasin kirjutama ja ma tegelikult avastasin, et ma ei oska seda kirjutada, et see pakub mulle tegelikult ikka mingi rõõmu, see on mingi eneseteostus, see on mingi eneseväljendus ja see kuidagi nagu mõjub mulle isegi teraapiliselt ja ma sain aru, et kui minu käest oleks keegi küsinud, ma sain aru, et see kuulub minu tugevuste hulka ja kui keegi oleks minu käest küsinud enne seda, kas see on tugevus, ma oleks olnud, ei, ma ei oska kirjutada, ma pole kunagi kirjutanud, no mõned asjad olen kirjutanud suure hädaga, eks ole, aga see pole minu liin, eks ole. Ehk siis tegelikult tugevus ei ole mitte see, mida ma hästi teen, vaid see, mida tehes ka et ma ei teagi, et see on, kui ma hakkan seda õppima või hakkan seda tegema, siis ma saan aru, et see annab mulle energiat ja rõõmu. Ja see võib olla nagu sellisena, et ma päris nii ei ütleks, et mitte nagu üldse ei ole niimoodi, et ma teen seda hästi, see on tegelikult üks vihje, eks ole, et see võib olla sinu tugevus, aga vahel võib olla nagu sinu näites ka niimoodi, et ma olen mingisuguse oma loomuomase tugevuse
kuidagi nagu vaiba alla nagu pannud, eks ju. Et see tegelikult on minu loomupärane anne, aga võib-olla mulle näiteks öeldud koolis või ma ei tea millaski, et tead, et ei, sina küll kirjutada ei oska. Ja siis nagu me nagu arvamegi, et ei, ma ei oska kirjutada, ma ei kirjuta, on ju. Ja jumal tänatud, et sa selle uuesti avastasid, sest mina olen kogu aeg arvanud, et Ruti on maailma parim kirjutaja, nagu päriselt. Koolis ma kirjutasin ju kirjandeid, ma sain ikka neid oma viisi, eks ole, aga ma tegelikult tundsin, et nad olid välja pressitud ja nagu mõttetud ja nad ei inspireerinud meid mitte kuidagi. Sest tegelikult ikkagi tekkis hiljem. Ja, aga mina ju tean sinu seda raportit ka, mis sul seal eesotsas on ju. Ja kuna sul on kommunikatsiooni tugevus, mis tähendabki siis nagu seda, et need inimesed, kellel on see tugevus ees otsas, sul oli ta 7. kohal, eks ju, et need inimesed oskavad ennast kas siis suuliselt või kirjalikult ennast suurepäraselt väljendada ja oskavad rääkida väga häid lugusid, mida ma arvan, et sa siin podcastis oled korduvalt ja korduvalt tõestanud. Nii et mul on väga hea meel, et sa oled selle tugevuse endast siis nii-öelda taas avastanud, et ilmselt sa siis mingisugusel perioodil olid selle kuidagi vaiba alla peitnud. Nii et ma ütlen kõikidele kuulajatele nagu optimistlikuks lohutuseks, et sa võid veel sügavas vanaduses ka avastada, et sul on mingisugune siuke asi, mis sind vaimustab. Ja kui ma nagu korra mõtlen selle peale, et enamus inimesi, kes seda testi tegelikult teevad, nad ütlevad, et nad tunnevad 99% ennast selles ära. Midagi on nagu sellist, mida nad ei ole osanud võib-olla sellisel viisil sõnastada, sellisel viisil kuidagi nagu tuvastada ja midagi siis, mis võib olla nagu sellist, mida ma ise ei ole varasemalt nagu teadnud, et minu enda raportis näiteks oli selline asi nagu ideede generaator ja seda kirjeldatakse siis seal raportis, kui et nagu tohutut loovat isiksust, eks ole, kes nagu leiab loovad lahendused igale asjale ja siis mina nagu lugesin seda ja mõtlesin, et oot, et mina ja loov, et et see küll nagu minuga mitte kuidagi nagu kokku ei lähe. Ja jällegi peale seda, kui ma olen siin oma asjadega tegelemas, ma avastan endas ka seda loovust ikkagi päris palju. Nii et see on ka kusagil nagu võib-olla lapsena kinni pandud, eks ole, et ei. Just. Või väga sageli me arvame, et loovad on ainult näitlejad või mis iganes, eks ole. Või mingid eriti andekad on nagu sellised. See pole minu pärusmaa. Tegelikult ma võin raamatupidajana olla superloov. Ja ma arvan, et see tegelikult see kõige suurem mõtteviisi muutus nagu tulenebki sellest, et me kõik oleme andekad ja see nagu meie viis olla, see, kuidas me nagu loomuomaselt käitume, mõtleme ja suhtleme, et see ongi juba see kuidas meie oleme andekad, on ju. Ja selle mõtteviisi pealt hakata siis seda tööülesandeid siis nüüd jagama, eks ole, siis võib jõuda nagu jälle kuskile teise kohtast. Ma arvan, et... Okei, aga nüüd lähme Riho juurde. Et siis esimene asi on see, et võiks, kui on võimalik teha need testid, eks ole, või tegelikult üritada teadvustada, mis on siis iga inimese tugevus. Ja see on nagu oluline sellepärast, et muidu nagu kui me läheme kohe külmalt seda tööülesannete analüüsi tegema, siis me võib-olla pole nagu nii-öelda oma mõtet üles soojendanud, on ju, et me nagu läheme oma selle vana nii-öelda selle mõtteviisiga peale, siis nagu me saame sama tulemuse, on ju, et sellepärast on see võiks eelneda. See võiks eelneda. See tugevuste testi teadvustamine võiks nagu eelneda. See annab palju parema tulemuse siis, aga loomulikult võib seda tööülesannete nii-öelda analüüsi teha siis ka ilma selleta, aga ma ei garanteeri siis, et saab nagu teistsuguseid tulemusi kui seni, eks ju. Ehk siis test siis võiks olla näiteks see tööülesannete analüüs, kus ma jagan nad nagu 3-ks, mis siis. Ja. Ma nagu tegelikult võib-olla enne, kui me nagu siit edasi läheme, et siis muidugi oleks see meeskonnas nii-öelda dialoog ja meeskonnas jagamine, aga äkki me vahepeal räägiksime sellest, et kui me nüüd ise teeksime seda tööülesannete analüüsi. Nii, okei, väga põnev. On ju, et mis meil tuleks sinna nii-öelda rohelisse ja punasesse? No ma tean, punane on siis see, mida ma üldse ei taha teha. Ja. No mul on niisuguse asju, mida ma üldse ei taha teha, aga mida ma pean tegema. Õnneks need on väga vähe, aga need on arvete tegemine, õudne. Ma mitu korda kontrollin ja ikka võib tulla viga, isegi ei taha rääkida sellest nagu, et kohe, kui ma hakkan neid tegema, mul tuleb kohe siuke tunne, nagu see võtaks õudselt kaua aega, tegelikult ma teen need väga kiiresti ära, on ju. Aga praegu mul on ka üks arve tegemata. See on nii huvitav, mulle arveid küll meeldib välja kirjutada, sellepärast, et siis ju tuleb pangakontole midagi, on ju. Okay. Aga mulle jälle see raamatupidamine, et kui ma tean, et see 20. kuupäev läheneb, siis ma pean selle tund või 2 võtma nende arvete sorteerimise peale. No ma ei tee seda. Mulle ei meeldi. Ma seda ei tee, ma teeb kõik raamatupidamine. Aga sa pead kuidagi kokku koguma need arved ja see on minu meelest kõige suurem ja nõmedam töö üldse. Et see tuleks minul ka sinna punasesse kindlasti. Ja ma arvan, mul tuleb
tuleks veel sinna punasesse kindlasti sellised nii-öelda suured andmetabelid ja isegi kui ma nagu mõtlen koolituste ettevalmistamisel, eks ju, kui mul on suured grupid, näiteks 30 inimest ja mul on vaja näiteks mingeid materjale välja printida ja kaustadesse panna, siis ma tean, ma raudselt eksin seal, nii nagu sina selle valuutavahetusegagi on ju, et ma pean siis nagu teen korduvalt üle ja siis ma ei leia seda viga üles ja ma parem ostan sisse selle teenuse siis, et ma nagu et ma ei eksiks sealt, eks ju. Oled selle outsourcinud? Ma olen outsourcinud jah, et see mul üks klient ütles, et vaat, et kui mul enda seda tugevust ei ole, et siis ma saan ju seda outsource ida, siis see oli üks IT-ettevõte. Üks kaval sõna. Et mulle nii meeldis see väljend, jah. No vot, aga miks need asjad meile sinna punasesse tulevad, siis on sellepärast, et ma vaatasin ju meie raportit ka, et sul oli lõpus seal see järjepidevus ja selliste rutiinsete asjade tegemine ei ole sulle eriti mokka mööda, on ju. Ja mul on ka sellised selline distsipliini nõudvad tegevused, mis on ka seotud sellise rutiini ja sellise nagu detaili täpsusega, et need ei ole nagu minu tassike teed. Ja meie need top 3 tugevust olid üsna sarnased, kuigi mitte täiesti, eks ole. Kas sa ütled need ka? Ja, et kui ma nüüd õigesti mäletan, sinul oli seal see ühenduste looja, mis on nagu koolitustel, minul oli see teisel kohal, siis oli enesearendaja meil mõlemil, minul esimene, sinul vist oli kolmas oli. Ja teine oli siis strateegiline, eks ju, ja minul on siis sügavad suhted, on ju, nii et kui me seda arvesse võtame, siis sinna, millega me nagu tahame tegeleda, on ikkagi inimesed ja selle ühenduse loomine, eks ju, ja selliste nii-öelda... Ja uudsust ja värskust, ja. Jah, et see õppimine annab siis nagu selle, et see pidev enese arendamine annab selle, et me mõlemad vajame neid uudseid asju. Ilmselt see on ka see põhjus, miks me siin seda podcasti teeme, et oleks jälle midagi uut ja põnevat, on ju. Ja kuidas see õppimine tegelikult käib, see on see, et kui sa midagi koolitad, siis sa pead tegelikult kogu aeg mõtlema, et kas sa ise esindad seda. Just. Ja loomulikult me eksime täiega nagu kõikides asjades, aga sa ikkagi, see enesekontroll peab olema nii palju kõrgem. Just. Tänu sellele, mis eriala sa oled valinud. Absoluutselt. No võt, et aga nüüd, kui me oleme siis, nüüd see oli väike näide, siis mis meil tuleks sinna kollasesse, punasesse ja rohelisse meil vist praegu ei tulnud ühtegi asja, aga ilmselt siis me mõtleksime välja, et mingid asjad, millega me seni ei ole saanud tegeleda, aga võib-olla tahaks, on ju. Tuleb sul mõni, mis oleks? Ma praegu kiiresti vist ei tule midagi. Et mida ma tahaksin teha, mida ma ei ole saanud teha. Ei, ma arvan, et ma saan kõiki asju teha, kui ma ei saa töö juures, ma teen kodus. No just. Näiteks oma sünnipäeval või? See tuleb veel põnev. Aga oletame nüüd, et kui me nüüd mõtleme jälle, tuleme Riho juurde tagasi, et Riho on siis, kuna selles organisatsioonis ju rakendatakse tugevustel põhinevat juhtimist, siis ma eeldan, et nad on juba oma tugevused seal tuvastanud, nad on selle mõtteviisiga juba nagu tegelenud. Ja nüüd nad on siis jõudnud sinna faasi, et nad tegelikult hakkavad neid tööülesandeid ümber jagama, mis on siis tugevustel põhineva juhtimine selline praktiline pool, eks ole, et ma seda kuidagi praktikasse rakendaksin. Ja nüüd, kui ta on lasknud inimestel selle analüüsi ära teha, siis tuleb see tiimis jagamine ja selle dialoogi tekitamine. Ja see on päris huvitav koht, eks ole, kus nagu, kui inimesed hakkavad jagama, et siin on need asjad, mida ma teen hea meelega, siin on need asjad, mida ma tegelikult teha ei taha, ja need võib-olla, mida ma veel tahaksin teha, siis hakkab seal tekkima nagu mingisugune mix and match on ju inglisekeelne väljend küll, eks ju, et me saame hakata nagu vahetama justkui, mingi turu tekitada sinna, nagu justkui, et mida ma tahaksin teha. Ma mõtlen veel, et äkki ennem, kui me hakkame tiimis seda rääkima, peaksid olema ikkagi päriselt sügavad nagu sellised kõrge usaldusega üks-ühele vestlused, kus ma saan tegelikult iga inimesega läbi käia need tema teemad, eks ole. Sest et ma arvan, et kui ei ole kõrget usaldust seal tiimis, siis ma tegelikult võib-olla väga ei julge panna sinna lahtrisse päriselt kõiki neid asju, mida ma teha ei taha. Sest ma mõtlen, et kui ma olen nüüd päriselt aus ja mul ei ole head suhet ja ma ei usu tegelikult, et juhi mõtteviis on muutunud, siis ma võin sattuda nagu kehvemasse nimekirja. Ja no ma arvan, et see on nagu hea eeldus ja ma tegelikult näen, et kuna me juba, kui mina organisatsioonides seda teen, siis eks ole, tegelikult me oleme juba ju neid töötubasid, tugevuste tuvastamise töötubasid ja neid jagamise töötubasid seal teinud, mis on seda usalduse taset juba nagu üsna kõrgeks nagu ajanud, on ju. Et siis võib-olla alati see ei ole vajalik nagu eelnevalt, aga see usaldus, et seal oleks, see on kindlasti vajalik. Ma saan ikkagi oma juhiga ära rääkida, et sisuliselt mitte me ei vaata ainult nagu
umbes mingeid testi tulemusi, kus on mingid nagu numbrid ja asjad, vaid et me oleme tegelikult sisuliselt selle läbi rääkinud. Ja. Sest mul tuleb näiteks meelde üks selline organisatsioon, kus ma sellest teemast rääkisin ja siis ma küsisin, et nad tegid ka ära selle tööülesannete analüüsi, eks ju, ja siis küsisin, et need asjad, mis sa sinna nüüd nagu kirja panid, et kas sa oled sellest oma juhiga ka rääkinud. Et oled sa öelnud, et tegelikult näiteks, ma ei tea, see valuuta vahetamine mulle üldse ei sobi, et mul võtab see kohutavalt kaua aega, et kas oleks võimalik mulle nagu mingisugust teistsugust tööd anda, ja siis nad ütlesid, et nad ei ole rääkinud juhiga sellest. Ja ma arvan, et see on väga tavaline vastus, et kui suur peab olema tegelikult usaldus, et ma julgen talle öelda, et see mulle üldse ei sobi, sest et võib-olla ma mõtlen, et issand jumal, mul on vaja lasteaia maksu maksta ja lapsed käivad, eks ole, trennides, kõik läheb kallimaks. Ja selle taga, ma arvan, ongi see juhtimise mõtteviis, et me üritame juhi mõtteviisi muutus, et me leiame need lahendused ja me saame nagu seda olukorda palju paremini korraldada. Just, sest ma mäletan, et selles organisatsioonis ma ka siis nagu rõhutasin või nagu kuidagi küsisin nende käest seda, et kui me juba siin täna oleme ja sellest teemast räägime, et siis tõenäoliselt see valmisolek ju nagu vaadata otsa sellele, et kuidas me saame nagu mõistlikumalt tööülesandeid jaotada nii, et iga inimene saaks teha seda, millest ta hea on ju. Tegelikult ma tahaks öelda, et siit kohast tegelikult päriselt algab alles juhtimine. Et ennem seda ma arvan, et inimesed on harjunud, nad teevad niigi oma tööd hästi, aga siin ja juhtimine on tegelikult illusioon, eks ole, küsimus, kui sind ära võetakse, kas nad siiski äkki teevad sama hästi edasi, aga nüüd, kui me hakkame sisuliselt mõtlema, kuidas saaks paremini, mis sobib minuga kokku, et ma päriselt mõistaksin sind oma töötajat, eks ole, siin ta hakkab tegelikult päriselt nüüd juhtima. Just, väga hea, väga õige, et sa selle välja tood. Aga kui me tuleme nüüd selle Riho mure juurde nüüd tagasi, et oletame, et nüüd meeskonnas, eks ole, juba on jagatud seda, oletame, et meil on see kõrge usalduse tase, eks. Ja me oleme kõik koos ümber laua. Me oleme kõik koos ümber laua, eks ole, me jagame siin, eks ole, et need on need asjad, mida ma teen hea meelega, need on need asjad, mida ma tegelikult üldse ei tahaks teha, on ju. Ja see on see punane lahter siis on ju, ja siis see roheline lahter, eks ole, et mida ma võib-olla tahaks teha, aga pole aega olnud. Ja nüüd, kui sinna punasesse siis nüüd tuleb nagu mingi hunnik asju ja ma saan aru, et Riho hirm on selles, et kui sinna tuleb nüüd mingi hunnik asju ja mitte keegi ei taha neid teha. Et siis peab tema tegema. Et siis peab äkki tema neid hakkama tegema. Appi. No muidugi, loomulikult. Muidugi on vastupanu juhil, eks ju. Aga et tegelikult sealtmaalt minu meelest ka alles nagu elu põnevaks läheb, sellepärast, et kui sinna, et kui hea on siis see, kui sealt ikkagi nagu mõni inimene ütleb, et tegelikult mulle meeldib väga seda teha, mida sulle ei meeldi teha. No ja, aga ja Riho ikkagi mõtleb, et seda inimest ilmselt ei ole sellel päeval seal kohal. Ja võib-olla. Siis on mitmed erinevad variante, et kas me saame kuidagi osakonna tööd ümber organiseerida nii, et mul on näiteks üks lugu. Aga ikkagi, kas ta ei või öelda nii, et kuulge, et need nüüd on keegi taha, mis te arvate, mis me teeme? Ja ma selle unustasin enne öelda, et ega tegelikult ma arvan, et sellist olukorda, kus sul nagu mitte midagi sinna punasesse ei tule. Ma arvan, et sellist olukorda ei olegi olemas. Ja et midagi seal ikkagi ju võibki olla ja millega me saame hakkama. Ehk siis nagu ma saan sinu jutust aru, et ma peaksin olema nii palju kooskõlas nende oma loomupäraste tugevustega kui võimalik, aga see tähendab seda, et mul üldse neid ei peaks olema. Just, et see on tegelikult täiesti okei, kui mul on näiteks mingisugune 20, võib-olla isegi 30% tööülesannetest seal punases ja ma lihtsalt peangi läbi lükkama ennast, et ma teen need asjad lihtsalt ära nagu parimal viisil, nagu ma saan, on ju. Aga kui sul on näiteks 70-80% tööülesannetest on seal punases, on ju. See on jama ikka. Siis on ikka täielik jama. Aga et siis nad ikkagi, et kui on hea juhtimiskultuur ja hea õkkond, siis me saame öelda, kuulge, nüüd meil on siin laua peal, mis me teeme? Just. Ja siis ongi see koos lahenduste leidmine, on ju. Et kui on näiteks üks olukord tuleb mul meelde, kus mitte keegi ei tahtnud mingisuguseid aruandeid ja raporteid teha, on ju, sest kõik olid jube loovad ja bla, eks ju. Et siis oligi vaja, et äkki me saame teha mingisuguse uue ametikoha. Alati ei ole võimalik, aga vahel on, eks ole. Et ja võtame töölegi selliste tugevustega inimese, kes nagu saab teha just nagu selliseid asju, mis nagu tegelikult nagu tohutult nagu kurnavad nagu teisi inimesi. See ei ole alati võimalik, aga see on nagu üks selline võimalus, on ju.
või siis on võimalik automatiseerida mingisuguseid asju, noh, kas või nagu ma ei tea, IT-lahendused, teha midagi uut, AI-d kasutada, on ju. Või siis kõige toredamad küsimused on sellised, et nii punases siuke list asju, et kas me üldse neid peame tegema. Ja sealt ka võib tulla päris huvitavaid asju välja. Ja teatud asjadega see võib küll olla, nii ka mina mäletan ühel koolitusel, kus üks analüütik ütles, et ma neid tabeleid ei teinud ja 3 kuud on möödas ja keegi pole küsinud. No võt. Nii et võib-olla neid asju ei peagi üldse tegema. Võib-olla keegi neid ei vaadanud. ja ühe korra oli siis selline lugu, kus tegelikult üks turundusosakond jõudis sinna, et seal punases olid mingisugused pakendamised ja mingid pakkide saatmised ja siis nad vaatasid seda listi seal ja mõtlesid, et aga miks meie seda üldse teeme? Et see ju võiks üldse logistikaosakonna töö olla. Ja noh, nii said nad siis selle ka nagu ära lahendatud seal. Ja. Ehk siis see tähendab nagu sisulisi üks-ühele arutelusid ja sisulisi tiimi arutelusid. Ja. Just. Ja võib-olla nagu kuidagi mõtestada seda tugevustel põhinevat juhtimist ikkagi nagu sellisena, et see on tegelikult nagu meeskonna kontekstis nagu selline nagu efektiivsuse ja energia juhtimise ülesanne, sest noh, mõtle, kui mul on, ma ei tea, 7 inimest meeskonnas ja nad kõik teevad seal 60-70% asju on seal punases kategoorias, eks ole, siis need võtavad, nende asjade tegemine võtab neilt tohutult aega ja energiat ja kui ma siis saaksin need tööülesanded ümber jagada niimoodi, et inimesed saaksid tegelikult teha seda, milles nad nagu, mis neile päriselt nagu meeldib, mis neid nagu innustab ja neile energiat annab, siis ka ju see tiimi efektiivsus ju kasvab läbi selle väga olulisel määral. Kas hakkame kokku võtma või? Ja, et kui sa nüüd mõtled, mida sa ütleksid kokkuvõtteks, mis kõige tähtsam selle asja juures on? Ma tahaks öelda seda, et see tugevustel põhinev juhtimine ei ole selline pehmode värk, et see tegelikult päriselt tõstab tiimide efektiivsust ja kindlasti see töötajate rahulolu kasvab, silmad lähevad särama, selline noh, tekib nagu selline positiivne jõustatud tunne, et noh, keegi on mind lõpuks ometi märganud ja ma saan nagu teha seda, mis mulle nagu päriselt meeldib teha. Ja ma tahan selle sama pehmo juurde siin lisada, et huvitav, et me arvame, et see on pehmode värk on ju umbes nii, et mis iga inimene saab teha seda, mida ta tahab. Aga tegelikult, kui juht päriselt mõtleb, et ta peab päriselt hakkama kuulama inimesi, mõistma, mis neile meeldib, siis töökorraldust ümber tegema, siis oi, see on kõige muud kui pehmo värk. See tähendab, päriselt ma pean oma juhtimisoskusi hakkama kasutama, ma pean tegema teistmoodi asju. Palju lihtsam on jätkata samamoodi. Ja et juhtidelt nõuab see nagu sellist mugavustsoonist välja tulemist. Mugavustsoonist välja tulekut ja see võiks tegelikult ka ju põnev olla. Absoluutselt ja tegelikult sellist teadlikkust ikkagi ja teadlikkust mõlemalt poolelt, nii inimeselt kui juhilt ja tahaks kuidagi julgustada ja innustada kõiki inimesi, et ikkagi jagama nagu juhtidega, et isegi kui juht võib-olla ei ole nii väga veel nagu kuidagi valmis selle mõtteviisi ja muudatusega kaasa tulema, siis me saame nagu natukene ise ka endast seista ja väljendada, mis mul sobib ja mis mitte. Ja sageli juhid ütlevad tegelikult, et noorem põlvkond tuleb, ütleb, miks meil neid vestlusi ei ole, teeme meiega neid vestlusi. Siin võiks ka noorem põlvkond ütle, kuule, ma olen kuulnud, selline asi on olemas, arutame meie ka, analüüsime, vaatame. Ma tahaksin sellist asja nagu suht tugevuste põhine analüüs näiteks. Ehk siis, et töötaja saab tegelikult ise ka nii-öelda siis natukene näidata välja oma initsiatiivi ja näidata välja oma soovi. See on ka juhtidel lihtsam seda otsust teha. Just. Nii et igatahes soovime edu Rihole ja loodame, et ta näeb ikkagi selles mingit nagu positiivset kasu lõpuks. Ja muidugi see, mis on see üks väga oluline point on siis tegelikult, et kui ma valin oma töö, kui ma teen erialavalikut, mis iganes, et ma siis tegelikult proovin läbi mõelda, et ma oleksin ikkagi, et see keskkond ja kogu see töö iseloom oleks kooskõlas minu loomupäraste tugevustega. Ja kui ma kogen, et ma satun kuhugi ja see ei ole tegelikult see, mis mulle sobib, siis ma arvan, et ikkagi väga nagu hea lahendus on see, et ma otsin parema koha sellega, mis sobib minuga rohkem kokku. Absoluutselt, väga nõus. Nii, väga armas kuulaja. Aitäh, et sa jõudsid meiega lõpuni. Tore, et sa kuulasid. Me ootame sinu lugu ükskõik kas uut või vana ja me tagame sulle konfidentsiaalsuse. Mingu sul hästi.
aitäh kuulamast! oota, mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Oota, ära sega. Juht ristteel. Juht, kui soovid, et sinu juhtum ristteele asetatakse ja talle õige suund leitakse, saada oma loo kirjeldus emailile juhtristteele@gmail.com. Ruti ja Aili muudavad loo anonüümseks ja kajastavad juhuvaliku alusel. Ruti ja Aili ei vastuta selle eest, et pakutud lahendusvariandid sinu tingimustes kindlasti sama tulemuse annavad. Juht ristteel.